kõigile. Ma juba kartsin, et ma pean autost ruupori tooma. Õnneks mitte. Täna oleme siin ülemaailmsel meeleavaldusel nimega Worldwide Demonstration Vol 3. Ja tegemist on siis juba 3. ülemaailmse meeleavaldusega. Esimene teatavasti toimus 20. märts, kus Eesti oli siis ainukene riik, kes sõitis autodega. Ülejäänud riikides oli kõik rahvas, oli massidena, oli tänaval. Järgmine üritus toimus meil siin samas 15.05. Olime samuti autodest välja tulnud. Ja täna on teada, et täna samal päeval üle maailma seisavad inimesed enda vabaduse eest rohkemas kui 100 linnas. Ja miks me siia oleme tulnud, on see, et me ei soovi sellist sügist, nagu me näeme, mis on tulemas. Kui see asi nüüd niimoodi samamoodi edasi läheb, siis sügisel oleme olukorras, kus teie 7-aastane laps tuleb koolist koju ja teatab rõõmsalt, et ta sai COVID-i vaktsiini ning ta võis selle üle täiesti ise otsustada, kuna arstitädi ütles, et ta on juba piisavalt kaalutlusvõimeline. Praegu täna saab 12-aastane laps minna ja teha vaktsiinisüsti COVID-i oma täiesti ise ilma lapsevanema loata. Sügisel planeerib Pfizer alandada seda vanusepiiri kuskil 7 peale. Ja kus see probleem on siis selles, et meie meditsiinitöötajatel on välja antud õiguskantsleri kantselei poolt lapspatsiendi teavitatud infoleht, kus kirjutatakse selgelt, et kui laps on piisavalt kaalutlusvõimeline, siis võib ta ise otsustada enda tervise üle ning samuti lasta endale vaktsiini teha. Samuti teine asi on, mida me nägime, oli Kvalitase lehel, on kõik see jutt, mida ma räägin, on nähtaval ka meie ürituse lehel lisainfos, seal on vastavad lingid on juures. Sellised tiitlid külge, mis tegelikult võib-olla ei ole päris õiged, sest ilma teieta ei ole nii kaugele jõudnud, kui teid poleks olnud. Teie informatsioon, tähelepanekud, see maksab rohkem kui 100 000 eurot. Aga lubage mul teil anda edasi tervitused ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt, kes on teiega ühes liinis ja Eesti rahva poolt alati olnud. Kuna ma rääkisin juba EKRE-st siis ja tänane teema on laste vaktsineerimine, siis ma pean natukene alustama kaugemalt. Ma loen selle nimekirja ette siis. Immunoprofülaktika nimekirja. Juhataja Maris Jesse, Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler. Juhataja asetäitja Heli Laarman Sotsiaalministeeriumist. Liikmeteks on Kai Silmer, Eesti Infektsioonihaiguste Selts, Krista Ress, Eesti Immunoloogide ja Alleroloogide Selts, Eda Tamm, Eesti Lastearstide Selts, Marja Oona, Eesti Perearstide Selts, Helina Pedak, Eesti Õdede Selts, Irja Lutsar, Tartu Ülikooli Mikrobioloogia Instituut, Ene Tomberg, Lastekaitse Liit, Külli Friedman, Eesti Haigekassa, Eveli Bauer, Eesti Haigekassa, Katrin Kiisk, Ravimiamet, Kärt Sõber, Sotsiaalministeerium, Irina Filippova, Terviseamet, Marianne Härma, Terviseamet. Te panite tähele ühte olulist asja. Siin pole ühtegi epidemioloogi sees. Enamus on ametnikud, kes otsustavad praegu, keda me süstime ja me peame hakkama süstima lapsi.
mulle tuleb millegipärast jälle see karu ema jutt meelde, mida ma hetk tagasi rääkisin. Kas te oletegi nagu sellised, kes ei hooli oma lastest? Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb, et Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus otsustada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu. Hea rahvas, siin on juba ka mõttekoht, kas kehaline puutumatus, diskrimineerimine ning meditsiinikatsed, mida ei ole tehtud põhiseadusega kooskõlas, on ka põhiseadusliku korra osa. See on mõttekoht. Aga ma lõpetan hoopis teise mõttega. Minu meelest karu ema ilmselt teaks küll vastust, aga kas teie teate? Aitäh! Ja meie teame! No nii, tervis siis ka minu poolt kõigile ja suur tänu nii korraldajatele kui ka kõigile teile, kes te olete kohale tulnud, et oma osalusega anda oluline panus seismaks meil ühiselt oluliste väärtuste ja põhimõtete eest. Sellest, kui me viimati siin Vabaduse väljakul kogunesime, ei ole väga palju aega möödas, mõned kuud. Ma vaatasin just eile õhtul oma toonase sõnavõtu märkmeid ja sisuliselt on kõik läinud täpselt seda teed mööda, nagu toona paistis. Täpselt samamoodi nagu toona on ka nüüd näha veelgi selgemalt, et kogu see projekt, mida püütakse ellu viia, keskendub irratsionaalsetele argumentidele ja rajaneb eesmärkidel, mis on varjatud. Milles need eesmärgid täpsemalt seisnevad, seda on raske öelda, aga päris selge on see, et eesmärgid ei ole sellised, nagu meile esitatakse. Meile öeldakse, et kogu selle projekti, kõigi nende ettevõtmiste taustaks on eesmärk kaitsta inimeste elu ja tervist. Samal ajal me näeme, et vaktsineerimine on midagi sellist, mida käsitletakse kui pikemat aega mitte vahendina inimeste elu ja tervise kaitsmiseks, vaid eesmärgina iseeneses. On ju nii? Ja see on absoluutselt vastuvõetamatu. Mina ka selle kriisi algusest alates ei rutanud tormakalt järeldusi tegema, vaatasin erinevatele faktidele, vaatasin nendele protsessidele, kuidas need lahti rulluvad, olin oma hinnangutes tagasihoidlik, aga mida aeg on edasi läinud, seda selgemaks on saanud, et tegemist ei ole mitte millegi vähema kui kuritegeliku ettevõtmisega. Ja ma ei kasuta sõnu kergelt, ma mõtlen seda sõna otseses tähenduses. Survestada inimesi, laskma endale süstida eksperimentaalsel tehnoloogial rajanevaid, korraliku katsetusperioodi läbimata, üksnes hädaolukorra loaga turule lubatud vaktsiine, mida reaalselt enamik inimesi ei vaja ning millega kaasneda võivate kahjustuste eest ei vastuta absoluutselt mitte keegi, on kuritegelik. Sundida neid vaktsiine peale inimestele, keda esiteks see viirus reaalselt märkimisväärselt ei ohusta, ent ka neile, kes on viiruse juba läbi põdenud ja omavad selle vastu immuunsust ning samuti lastele, kelle suhtes ei kujuta see viirus üleüldse märkimisväärselt ohtu, on reaalselt kuritegelik. Sellega me ei tohi leppida ja sellele tuleb vastu võidelda. Seejuures ma ütlen veel kord, et ma ei kasuta sõnu kergekäeliselt, aga mida päev edasi, seda enam ma olen veendunud, et suur osa nendest inimestest, kes seda projekti ellu viivad, on reaalselt psühhopaadid.
mida tähendab psühhopaat? Sellest võiks pikemalt rääkida, aga üks psühhopaatidele omaseid tunnuseid on empaatiavõime puudumine ja kinnisideedena oma eesmärkide poole püüdlemine, sõltumata sellest, milliseid ohte see teiste inimeste suhtes kujutab. Suruda peale neid vaktsiine näiteks lastele, kelle suremus nakatudes SARS-CoV-2-ga on umbes 100 000. Kujutad ette, 100 000. See ei ole mitte 1%, see ei ole mitte 0,1%, see ei ole mitte 0,01%, vaid see on 0,001%. Aga kelle puhul võivad kaasneda tõsised kahjustused, mille eest ei vastuta mitte keegi. Selline käitumine on omane psühhopaatidele. Ja psühhopaatide vastu tuleb võidelda. Ma rõhutan seda sõna võidelda. See asi ei lähe iseenesest ära, see ei lähe ära sedapidi, me ütleme, et meile see ei meeldi, me sellega ei nõustu. Täpselt nagu sõjas, vaenlane ei lähe iseenesest ära. Nii tormates peatumata lõppeda ei tohi raudne ring, siis ka kui tunneb nälga hing, endigi liikuriks nii teed. Ja kui viivuks seisma jääd, tõmbad veidi hinge, ehk muutud Samamoodi on meil vaja kokku tulla kõigi nende inimeste toetuseks, kes juba tegelevad tagajärgedega. Need on need samad vallandatud kiirabitöötajad ja nagu ma just mainisin, siis see MTÜ haridusvaldkonna esinduskoda on siis see, kes pakub haridustöötajatele nõustamist, õiguslikku abi ja aitab neid õigusi kaitsab. Priit Ribberg mainis siin seda Sotsiaalministeeriumis korraldatavat hackathoni, mille eesmärk on siis saada võimalikult paljud inimesed vaktsineerima. Ma tahaks kohe siis võtta hunniku vapraid mehi kokku, sest kui eelmine kõne oli armastusest ja hoolitsusest pakata, siis ma olen üsna vihane mees tänaseks päevaks juba. Ma tahaks minna sinna ja lõigata need juhtmed läbi, mis iganes ajurünnakud seal korraldatakse. Need ajud on pandud tööle vale eesmärgi nimel. Loeksin siinkohal ette väikse katkendi. See kõlab järgmiselt. Mis on siis selle nii-öelda valitsust seltskonna eesmärk seal? Mikrokiibistatud ja idioodistatud elanikkond. Täiusele viidud uus orjanduslik kord. Täiusele on see viidud siis, kui siin kupli all on toime pandud täielik juhmistamine. Ori peab olema sellise teadusega, et ta on vaba ja ta ei olegi ori. Seda ta siis arvab. Sest sel hetkel, kui ta saab aru, et ta on ori, võib hakata arenema soov saada vabaks. Meil siin kõigil on soov olla vaba, sest me keeldume lasmas neil üldse ennast orjastada. Deklareerin siinkohal ära ka selle, et see sama vaktsiinisüst läheb minu kehasse sisse ainult postuurselt. See tähendab peale surma. See on minu keha ja ma kuulen juba jutte sellest, et meile võidaks hakata tulema ukse taha. Kui ma ei eksi, siis oli see Tanel Kiik, kes rääkis, et kusjuures ta ei öelnud, et nii võib juhtuda, vaid ta ütles, et ei ole mõistlik oodata, kuni tuleb
ametnik nõela ja portfelliga mulle ukse taha. Ehk siis ta tuleb sulle ukse taha. No mina ootan teda. Teine tegelane, Irja Lutsar, ma siin jagasin mõned päevad tagasi sotsiaalmeedias ühte content'it. Inimene, noored inimesed joovad ennast mõistuseni täis, no kuidas see üldse võimalik on, ma ei tea. Ja võtavad arutuid riske, deklareerides samas lauses kohe otsa, et noor inimene ikkagi peaks neid riske võtma ja minema tegema siis seda vaktsiini. No need inimesed, ma jälle meenutan siin kohal korraks seda kadunud narkootikumide lugu Lanno Laost, et no mida need inimesed seal tarbivad, ma ei saa aru. Ja sellised inimesed vastutavad siin meie tervise eest. Nendel inimestel on aeg lahtuda. Ja Varro mainis siin, et meil on aeg hakata vaatama seda asja natukene teistmoodi. Enam ei piisa sellest, et me lihtsalt siin nõustume teine teisega. Et me jagame sotsiaalmeedias infot, sellepärast et tuleb välja, et mu väga head sõbradki ei tea, mis infot ma seal jagan algoritmisest. Ma arvan, et kui meid on siin kohal 1000-2000, siis jälgides seda, mis toimub sotsiaalmeedias, on meil tegelikult see rahvamassi arv juba koos. See hirmutamistaktika, ma olen ise selles hea näide selle kohta, et meid lihtsalt hirmutatakse. Meid pannakse proovile nii mitmes mõistes. Võidakse tulla ukse taha, võidakse survestada sotsiaalmeedias. See kõik on ainult vaimne test. Me peale olema valmis kas või põlvede peal käed kuklas ütlema ei ja lõppude lõpuks on see vaim ikkagi meie päralt. Au ja kiitus kõikidele, kes on otsustanud tulla meie kaitseks välja ka juriidiliselt. Mainin siinkohal ära ka, et mõned päevad tagasi sain ka mina esimese vastuse, kuna kohtud ju suvel tööd ei tee. Siis sain esimese vastuse ka politseilt, kes mäletab seda intsidenti, kus mind pakiti siin sellesse autokongi. Siis sisejuurdlus, distsiplinaarjuurdlus tuvastas selle, et mind hoiti kinni 49 minutit põhiseaduse vastaselt. Politsei edastas mulle oma vabandused. Küll aga ei tunnistanud nad ebavajalike sunnimeetmete kasutamist ja selles osas jätkub võitlus täiel rinnal. Me saavutame edu siis, kui me lihtsalt ei allu. Varro mainis korduvalt, me vilistame nendele korraldustele. Kogu selle perioodi vältel viimase aasta jooksul oli näiteks minu kohvik Kalamajas avatud. Sinna tulid marsid sisse ka politseinikud, marsid sisse ka terviseametnikud. Vabandan, nad ei marsid sisse, nad ei saanud ukselt edasi. Nad survestasid meid, ähvardasid trahvidega, mainiti juba, need trahvid on tühistatud. Nende samade uste peal ütlesin ma neile, et mis iganes raporteerimiskohustus teil on, marssegisid selge ees välja tagasi. Raporteerige, kuhu iganes see raporteerida vaja on ja jätke meid rahule. See lugu on Rein Annapi lugu ning ärge muretsege, ma saan temaga väga hästi läbi. Me oleme väga head kolleegid ning ma küsisin luba selle loo esitamiseks, ta andis loa.
veel üht aplausi Silve Andre Hinn. oi armas.